Tere jälle, mina olen Maris, Human Designi praktik ja mentor. Ja see on webinari Sinu isikliku elutee eesmärk teine osa. Tuletame kiiresti meelde, mis ma esimeses osas rääkisin. Esimeses osas rääkisime sellest, et mis see elu mõte või eesmärk siis on. Minu interpreteering, minu tõlgendus sellest on, et eesmärk ei pruugigi olla midagi käega katsutavat või millegi saavutamine, vaid elu mõte on kulgeda läbi elu teatud sisemises seisundis. Et me täidame eesmärki, kui me suudame kehastada ja hoida mingit endale omapärast universaalset seisundit, näiteks kohalolu seisund, armastuse seisund, külluse tunne, et mingi tunne, millega sa läbi elu kulged. Ja seeläbi siis kõike rohkem hindad ja oma hinge teekonnal õiges suunas liigud. Aga seekord räägime hoopis sellest, kuidas võõraid ja piiravaid mõttemustreid vabastada. Human Design räägib sellisest mõistest nagu conditioning. Et eesti keeles seda kõige lihtsam oleks ilmselt tõlkida siis mõjutamine, tingimused. Et kui me sünnime siia ilma, me sünnime siia nagu puhtad hinged, puhas valge paber, aga tahes tahtmata meie kasvukeskkond, meid ümbritsev ühiskond, kultuur, sotsiaalsed normid, kirjutamata reeglid, kõik see hakkab meie minapilti ja meie uskumusi ja mõttemustreid vormima. See on paratamatus, et kindlasti tuleb kohe aru saada, et selles ei ole midagi halba, see on lihtsalt paratamatus. Aga Human Design aitab siis sellest vabaneda, neid kihte hakata maha koorima lähemale iseenda tõelise olemuseni. Ehk siis kuidas liikuda conditioning, the conditioning. Ma lihtsalt räägin neid ingliskeelseid väljendeid, kuna Human Designi kohta on väga palju head materjali just inglise keeles internetis. Et siis te saate ise ka otsida, kui huvitab lähemalt see teema. Aga siis, mis need piiravad mõtted, kuidas need üldse meie elu segavad? Et võib-olla igalühel ongi oma mõttemaailm ja nii ongi hea ju. Aga tegelikult, kui me kogeme stressi, kui me kogeme pinget, sisemist rahulolematust, mis see tegelikult on, mida see enda taga peidab. Stress on see lõhe, see erinevus selle vahel, keda me usume, et me oleme. Ehk see minapilt, mida sind on pandud uskuma või mida sa oled õppinud teiste eeskujul. Kas siis alustades peremõjutused, ühiskonnamõjutused, kool, töökoht. Et see, mis sa arvad, et kes sa oled või mida sa nagu tahaksid näidata, et ma peaksin selline olema või kuidas ma peaksin käituma. Et see peaks, võiks, oleks, kõik selline nagu õige, mis see õige on. Ja see lõhe siis selle vahel, mis see meie tõeline olemus on, meie hinge olemus, meie ehe, autentne väljendus, kuidas ma tegelikult südames tahaksin elada. Et võib-olla isegi, kui ma täna teadlikult seda ei teadvusta, et ma nagu võib-olla ise tegelikult päris täpselt ei teagi, mis see oleks või kuidas ma nagu päriselt tahaks olla, aga sügaval sisemuses sa tunned, et kuidagi see minapilt, mida sulle nagu on peale pandud või mis sa oled õppinud väljaspoolt. Et see nagu ei klapi päris sellega, mis sa tegelikult tahaksid olla. Et siis tekib selline hõõrdumine, lõhe ja see tekitab stressi. See tekitab pinget, rahulolematust.
ja seepärast on väga oluline siis hakatigi piiluma sinna mõjutuste taha, et milline ma siis tegelikult olen. Ja Human Design on selleks suurepärane tööriist, sest et ta annab ette sinu energeetilise kaardi, sinu loomuliku toimimisviisi skeemi, ütleme nii, mis arvutatakse siis sünniaja, sünni kellaaja ja kuupäeva koha järgi. Ja tekib selline kaart, mida saab tõlgendada. Ja mida see kaart annab siis? Et ongi, see näitab sinu loomulikku toimimisviisi, et kuidas sinu jaoks on loomulik asju teha, millised on sinu tugevused, millised on sinu õppimiskohad. Et läbi selle võib-olla sa nagu see annab, paljud inimesed on öelnud, et see annab neile kinnitust sellele sisemisele tundele. Et kui nagu kõik väline survestab või kuidagi suunab sind käituma selle järgi, mida sinult oodatakse, ootused, piirangud, kõik see, mis nagu ei ole sinule omane võib-olla, aga sügaval sisemises sa tunned, et midagi peaks teisiti olema, siis Human Design justkui annab sulle selle loa, et vau, et kuidas keegi saab minu kohta neid asju teada, mida ainult mina sügaval oma sisemuses olen mõelnud, tundnud, et nüüd tuleb mingi eneseavastussüsteem ja ütleb, et kuule, Maris, nii ongi õige. Siin ei ole mitte midagi valet, et sa oled terve elu õigesti tundnud, et sa oledki tegelikult päriselt sina ja lihtsalt lase ennast vabaks, luba oma loomulikul ilul väljenduda ja ole julge. Et Human Design annab siis selle võimaluse ennast päriselt ära tunda, aktsepteerida, julgust koguda ja ennast rohkem siis seeläbi omaks võtta, ennast lubada. Ja kõikidel oma tugevustel välja tulla. Võtta. Aga kuidas siis saaks neid piiranguid vabastada? Kuidas see deconditioning käib Human Designi võtmes? Human Design on kehateadvus. See on väga-väga oluline asi, mida meelde jätta. See on baasteadmine. Kehateadvus, see tähendab seda, et meie elu olulised otsused, valikud, kõike seda saab efektiivselt teha ainult läbi kehateadvuse. Ja siis Human Design räägibki, kuidas see käib vastavalt energiatüübile. Aga miks siis mõistus ei saaks teha õigeid valikuid? Et tavaliselt ju on meie praeguses ühiskonnas on meile õpetatud ja on harjumus, et tuleb käituda ratsionaalselt, loogiliselt, mõelda peaga. Et kuidas siis, see ei ole ju, sellele võib-olla vahel ei vaadata hästi, et mul on selline kõhutunne, et ma peaksin midagi tegema. Et kõhutunne ütleb üht, aga tegelikult nagu loogiline oleks mingi teine asi. Et mõistus ei saa meie elu juhatada. Juba lihtsalt selle pärast, et mõistus on tööriist, ta ei ole otsustuskoht. Et meie mõistus on arenenud, see on lihtsalt evolutsiooni kulg, et me pidime arendama oma analüütilist mõistust, mõtlemist, et kasutada seda nagu tööriista. Kui mõistus kasutada otstarbeliselt, on see suurepärane, geniaalne. Aga lihtsalt mõistus ei saa otsustada, mida teha. Mõistus peab olema kooskõlas südamega, et siis ta on tugev. Ja kui me proovime elu kontrollida, siis me piirame ennast. Et kui me hakkamegi nagu kontrollima nende uskumustega, mis meid piiravad, siis tahes-tahtmata meie elu eesmärk ei saa lahti rulluda. Et elu eesmärk saab lahti rulluda ainult siis, kui inimene elab ehedalt kooskõlas oma
puhta hinge olemusega, oma autentse olemusega, sellega, keda ta päriselt tunneb, et ta sisemuses on ja mis tema elus siis talle kas rahulolu pakub, edutunnet pakub, rahutunnet või üllatuse tunnet pakub. Nii. Nüüd ma olen palju rääkinud sellest, et kuidas siis mõtted meid piiravad ja kuidas mõistus ei peaks meie elu kontrollima ja keha peaks kontrollima. Aga kuidas siis teada saada, mismoodi see keha meid läbi elu võiks tõhusalt juhatada ja sinna elu eesmärgi poole suunata? Human Designis, kui sa oled juba jõudnud oma kaardi alla laadida või koostada, siis kindlasti on seal pealkirjas energiatüüp, strateegia ja autoriteet. Et need on Human Designi kuldne kolmik, mis juhatab sind siis sinu keha teadvusesse. Kui energiatüüp näitab ära meie loomuliku toimimisviisi, siis strateegia näitab seda, kuidas siis kõige lihtsamalt elu juhtuma panna sinu jaoks. Et kui nüüd konkreetsed näited tuua, siis generaatori strateegia ja manifesteeriva generaatori strateegia on oota, et sa saaksid vastata. Et kuna su aura, energiaväli, energiatüüp on selline hästi suur, enda sisse haarav ja magneetiline, ta nagu tõmbab enda poole võimalusi ja olukordi. Et siis sa ei saa ise asju juhtuma panna, vaid kõige efektiivsem on oodata, et need tuleksid sinu juurde need olukorrad ja et siis sa saad vastata kas jah või ei oma autoriteediga. Ja näiteks generaatoritel on siis sakraalne autoriteet, mis räägib läbi keha selliste tahtmatute häälitsustega, kas mingi et nagu täiesti spontaanselt keha vastab või tuleb nagu selline energia taha või mingi elevus või tore tunne. Et igal energiatüübil on erinev siis autoriteet ja strateegia, mille alusel läbi elu liikuda. Et võib-olla ma päris täpselt siin nüüd neid kõiki välja ei toogi, kuna neid on väga palju. Lühidalt lihtsalt projektori strateegia on oodata kutset, oodata tunnustavat kutset. Et projektorid on need meie energia optimeerijad, väga head nõuandjad, konsultandid, et kui generaatoritel on nii palju energiat, mida kasutada ja luua ja toimetada, et siis vahepeal me kipume seda raiskama ja ei saa enam täpselt päris hästi aru, kuidas seda tõhusalt suunata energiat. Et siis projektor on see energiatüüp, kes tuleb meile appi ja aitab asju paremini näha, lahendusi näha, kõike seda tarkust, mida meie ise ei näe. Et projektorid saavad oma elu eesmärgile lähemale, kui nad ka samamoodi ise ei algata, aga ootavad, tunnustavat kutset. See tähendab seda, et keegi peab märkama tema andeid, tema talenti, ehk siis ütlema, mille pärast teda kutsub appi. Ja siis ta saab vastata oma autoriteediga, kas jah või ei. Manifestorite strateegia on informeerida. Manifestorid on loomupärased algatajad. Ainuke energiatüüp, kes saab päriselt ise algatada midagi ja ette võtta, kui selleks on sobiv spontaanne loomingusööst olemas. Aga selleks, et kõik need algatused ilma vastupanuta ja kiiresti ellu tuleksid, siis on vaja teavitada, informeerida. Manifestoril on väga oluline. Kuigi olen kuulnud, et see on ka nende jaoks üks väga raske ülesanne rääkida sellest, mida nad mõtlevad, mida nad tunnevad, mida nad tahavad, mida nad plaanivad kogu aeg nagu samal ajal, kui ta neid asju plaanib ja teeb. Et milleks oluline on?
see on selleks oluline, et manifestori aura on üpris kinnine, nagu suletud. See on oluline, see on vajalik selleks, et ta saaks kõikidest takistustest läbi, et algatada. Aga samas inimestel on väga raske näha sinna müüri taha ja sellepärast teistele energiatüüpidele, näiteks minule generaatorile või tundub võib-olla siis manifestorite käitumine vahel ootamatu või ehmatav lausa, sest et meie ei tea, mida oodata või mis üllatus sealt tuleb, sest et manifestoril on juba kõik asjad välja mõeldud, planeeritud ja nagu läheb juba tegemiseks, kui meie alles vaatame, et vau, mis toimub. Et selleks, et näiteks teisi inimesi kaasata, ressursse kaasata oma projektidesse, siis manifestoritel on hästi oluline rääkida, informeerida, teavitada teisi asjasse puutuvaid inimesi. Nii, mis ma rääkisin siis? Ja reflektorid, kuna neil on kõik see energiakeskused avatud, siis väga vastuvõtlikud inimesed, siis nende jaoks on tähtis otsuste langetamisel oodata terve kuutsükkel 28 päeva ja siis nende strateegia ongi oodata siis see kuutsükkel, kuni selgus saabub, et selline hästi aeglane rütm, mida ka siis tänapäeva ühiskonnas ju võib-olla ei ole nii lihtne hoida seda rütmi, kui kõigil kiire on. Nii, aga hea, et kui kellelgi on huvi täpsemalt nende oma strateegiate ja autoriteetide kohta, siis loomulikult kirjutage mulle, küsige või siis on väga hea raamat eesti keeles Elena Koit, Human Design, sinu tee vabaduseni, et seal seda me lugesime raamatuklubiga, Human Designi raamatuklubiga ja seal ta väga nagu eluliselt ja praktiliselt ja mõnusalt räägib lähemalt iga energiatüübi strateegiast, kuidas asju elus juhtuma panna läbi kehateadvuse. Ehk siis kuidas tuua see pea, see mõistus, kes tahab kõike kontrollida, aga kellel tegelikult ei ole seda, see ei ole tema ülesanne meie elu juhtida. Et kuidas tuua siis otsused peast südamesse. Aga siia pika jutu lõpetuseks ma tundsin, et hästi sobilik oleks teiega jagada seda ühte oraakli-kaarti, mis tuli tegelikult välja juba nüüd paar päeva tagasi, oli täiskuu oraakli sõnum meie kogukonnale ja see sobib nii hästi siia teemasse, kuidas võõrastest ja piiravatest mustritest vabaneda. Et ma loeksin väikse katke ette siia lõpetuseks, et see oraaklipakk jäi nüüd mul sellest viimasest Milanos käimisest sõrme, see kutsus mind. Šamaani kristalli oraakel, see on itaalia keeles, aga tegelikult peaks inglise keeles ka olema selline Barbara Marchi, et see on üks Itaalia naine, kes kristallidest teeb hästi palju. Mina ei ole kindlasti mingi kristalliteadlane, aga lihtsalt see šamaani teema, see väga oli nagu kutsuv mulle. Ja see oli selline kaart, selline kiikuv kristallipoiss ja kristalli nimi on apofülliit. Et vaadake, ta on selline nagu hästi kuidagi tekitab sellist rõõmutunnet ja vabaduse tunnet ja tal on need kiilid siin. Et teinekord nende oraaklikaartide puhul on see pilt on teinekord olulisem kui see sõnum. Et hästi selline lendlev ja sõnum ise siin all on siis see on itaalia keeles, ma tegin natuke tõlkimistööd, et vabastama hing teiste ootustest, vabastama hing teiste või välistest tingimustest siis, jah. Lase oma hingel lennata, et on siin kiigub niimoodi nagu vabalt õhus. Ja loen siit väikse katke selle kaardi kohta
mis aitab meil selle taima kokku tõmmata. Et apofülliit ise kristallina, seda seostatakse siis vaimse selguse, intuitsiooniga, vaimse avardumisega ja oma hingega ühenduse leidmisega, oma hingega ühenduse saamisega. Ja see tegelikult ju läheb ka väga hästi selle teemaga kokku, et kui sa saad oma hingega, oma tõelise olemusega ühendust, siis see aitabki sul leida oma elu eesmärgi. Niisiis, see väike poiss räägib siin, see kristallipoiss räägib. Mina olen apofülliidi hing ja minuga on kaasas täna võrratud pühad kiilid, kes sobivad sulle kinkida uusi ideid, rahu ja muretust, kuid samal ajal ka hinge sügavust. Sinus elab hiilgav hing, aga vahel tekitavad su mõtted segadust. Sinu hingamine muutub raskeks ja tundub, nagu kõik libiseks käest. See juhtub, kui osa sinust tahab kõike kontrollida. Harjuta oma mõistust võimalusega kogeda uusi kogemusi. Natuke riskida, ilma kartmata. Või siis katkestada mõte, mis ütleb, et nii ei tehta. Ma ei mäleta, et selline reegel oleks kusagil kirjas. Sa võid katsetada, üle dimensioonide reisida, oma teadlikkust kasvatada. Sealt leiad oma sisemise rõõmu, mis on ühtaegu kerge ja sügav. Et kui see sind kõnetas, siis miks mitte? Võid ka endale koju selle kristalli viia, apofülliit. Et minu enda kogemus kristallidega on lihtsalt kogemuslik. Et mul tõesti, see ei ole selline teema, mida ma nagu otseselt ise õpiksin või uuriksin, aga näiteks ma tean, siin pildi peal on nagu oraakli kaardi peal, tal on ka siin otsa ees on nagu selline päike või selline nagu sära, et võib-olla see sümboliseerib ka näiteks kolmanda silma avardumist ja väga ilus igal juhul. Et kindlasti see läheb kokku selle deconditioning teemaga ja võõrastest mustritest vabanemisega ja oma hingega ühenduse saamisega. Nii. Mul on siiralt hea meel ja suur aitäh, kui sa oled nüüd selle video lõpuni vaatanud. Et see oli üks osa minu webinarist, sinu isikliku elutee eesmärk, kuidas jõuda lähemale oma elu mõttele ja mis see sinu elu mõte siis on. Kui sul tekkis mingeid kommentaare, taipamisi või tahad lihtsalt oma kogemusi jagada, siis hea meelega loen kommentaare või kirjuta mulle. Ja järgmine kord lähme siis juba spetsiifilisemalt edasi, tõesti siis juba nende kuu sõlmede väravatega. Et selles webinaris me rääkisime, kuidas siis tõlgendada oma saatust, oma hingeteekonda Human Designi kaardis kuu sõlmede temaatikatega. Et need on sellised numbrikesed, mida ma siis aitan teil sealt kaardist üles leida ja kokku on 64 väravat ehk siis väikest numbrikest Human Designi kaardis ja vastavalt sellele, millised numbrikesed siis sinu kaardis on seal kuu sõlmede koha peal defineeritud, määratud või siis lihtsalt seest ära värvitud. Et see siis räägib nendest temaatikatest, mida sina oled tulnud siia ellu õppima ja kuidas kulgeb siis sinu minevik tulevikku. Suur aitäh ja olge mõnusad!